Tere tulemast minu kanalile kaardisõnumid hingele. Neitsi siit tuleb sinule 2026 aasta sõnumid minu kaartidelt. Vaatame, mida see tulihobuse aasta sulle võib tuua. Ja see on selline kollektiivne lugemine ja ära võta seda siin kui puhast tõde. Et võta seda kui meelelahutust ja sina oled ise enda elu looja, sina ise lood enda elu, enda tulevikku iga päev. Ja ma häälestusin ja segasin kaardid ja laotasin nad siia juba valmis laiali. Ja lõpus on ka sulle üks mäng. Sa saad mõelda enda peas ühe küsimuse ja siis saad selle küsimusele vastuse. Aga vaadates neid kaarte, siis mul tundub, et Neitsile tuleb nagu selline puhastumise aasta, miski nagu lõpeb siin sellel aastal ja algab midagi uut. Mingid vanad mustrid ja suhted ja olukorrad lähevad läbi nagu sellise transformatsiooni muutuse. Aga hakkame otsast peale vaatama. Ja esimeseks kaardiks tuli kaariku kaart ja mul on tunne, et siin kohe aasta alguses Neitsi võib kuskile sõita, kuskile reisida. Aga see võib ka olla siin aasta jooksul selline liikumise kaart ja see on ka selline tahtejõu energiakaart, et mul on tunne, väga paljudel Neitsidel võib siin selle tulihobuse aastal tekkida selline energia ja tahtejõud nagu midagi saavutada, midagi teha, nagu edasi liikuda. Ja näed, siin on ka hobused peal, et see on väga märgiline tulihobuse aasta ja kohe esimene kaart tuli hobuste kaart. Mul on tunne, et siin Neitsid liiguvad sellel aastal väga jõudsalt oma elus edasi. Ja mingi edu on ootamas. Aga selleks sa pead ise tegutsema ja keskenduma ja olema järjekindel ja teadma, mida sa tahad. Ja siis müntide rüütel, see on selline oskuste arendamine ja tegutsemise kaart, et Neitsi sa pead olema siin sellel aastal järjepidev, järjekindel ja kasuta enda teadmisi ja enda kogemusi. Ja selline stabiilsus on nagu märksõna ja oluline. Ja selline nagu aeglane, samm-sammuline edasiminek, et ära kiirusta. Ja jah, nagu ma ütlesin, siis paljud Neitsid võivad õppida midagi, enda oskusid arendada. Ja tõotab tulla see tulihobuse aastaga väga selline töökas aasta. Ja jah, selline enda oskuste nagu kasutamine ja enda teadmiste kasutamine. Enda siis töövaldkonnas. Ja siis siin edasi tuli armastajate kaart. No mulle tundub, et siin Neitsil sellel aastal võib tulla hingesugulane. Ja kes juba on suhtes, siis need suhted võivad muutuda sügavamaks. Ja võib tulla ka elus vaja teha sellist valikuid Neitsil, et see on ka valikute ja otsuste kaart ja otsused ja valikuid tuleb teha siis lähtudes enda südamest. Et mul on tunne, mingi suur otsus või valik tuleb siin osadel Neitsidel teha enda elus sellel tulihobuse aastal. Aga jah,
nagu ma ka ütlesin, siis päris kindlasti kohe paljudel neitsidel tulevad hingesugulased, kes ei ole veel enda kõrvale leidnud, siis selline väga tugev ja sügav ühendus partneriga. Ja siis on siin mõõgade 10. See on selline natukene nagu negatiivne kaart, selline läbipõlemine, mingi vana asja lõpp. Aga samas see ei ole nagu üdini negatiivne kaart, et nagu ma alguses ütlesin ka, et see aasta neitsile tõotab tulla selline puhastumise aasta. Mul ongi tunne, et midagi vana, midagi rasket, mis on sul elus olnud, selle aastaga saab läbi, lõpeb ära. Ja see loobki ruumi nagu uuele. Ma ei tea, mul tuleb siit läbi sõnum, et osad teist siin võivad lõpetada mingid vanad suhted, mis on olnud nagu rasked, või siis ka suhtemustrid. Et te nagu muudate neid suhtemustreid ja siis tänu sellele te muudate ja tervendate iseennast, siis võibki tulla see uus suhe, mis on selline justkui nagu hingepartner või hingekaaslane. Ja paljud neitsid võivad ka nagu tunda sellel tulihobuse aastal, et nad enam ei jaksa vanaviisi või vanamoodi edasi, et tahetakse nagu mingisugust muutust elus. Ja see tulihobuse aastaga väga soosib neid uusi alguseid ja ka numeroloogiliselt on aastanumber on 1, 2026 on kokku 1 ja number 1 on selline uute alguste aasta. Et neitsi ole siis valmis enda elus vanad peatükid lõpetama, et saaks see uus algus tulla. Ja karikate 5, see on selline nagu kaotuse kaart, emotsionaalne kaotus. Nagu tunne, et sa oled nagu millestki ilma jäänud. Mul on tunne, et neitsi sellel aastal õpib nagu andestama ja edasi liikuma ja aktsepteerima. Kuna siin kõrval oli ka see mõõkade 10, et siis ongi vaja nagu lahti lasta, nagu ma ütlesin, millestki vanast, mingisugusest vanast emotsionaalsest koormast on vaja lahti lasta ja on vaja aktsepteerida ja andestada ja on vaja edasi liikuda. Et selline sõnum tuleb siit läbi. Ja teine rida siin on esimeseks kaardiks sauade 5 ja see on selline konkurentsi kaart, et aasta võib tuua konkurentsi tööalaselt ja ka suhete osas ja võib tuua nagu selliseid olukordi, kus on vaja kaitsta iseennast ja enda tõde. Aga oluline on siis nagu hoida enda eneseväärikust ja iga lahing ei ole väärt seda võitlust siis. Ja võib tulla ka selliseid nagu positiivseid võistlusi või konkurentsi siis, et erinevad ka spordivõistlused võivad siin olla olulisel kohal neitsil sellel aastal, kas spordis võistlused või mis iganes muud mingisugused sellised võistlused või asjad, kus on nagu selline konkurents. Ja siis siin tuli surmakaart, aga surm ei tähenda mitte kunagi sõna otseses mõttes surma, vaid surm on väga suur transformatsiooni ja muutuste kaart, et sellepärast ma alguses ütlesin ka, et neitsil toetab tulla selline puhastumise aasta. Midagi tahab siin neitsi elus sellel aastal lõppeda.
nagu täielikult. Ja läbi selle avaneb uus tee ja nagu selline vana eluviis lõpeb või tahab lõppeda, vanad mustrid. Ja see aasta, nagu ma ütlesin, soosib ka seda. Ja siis siin kõrvale kohe tuli müntide 10 ja see on selline perekaart ja stabiilsuse küllus. Mul on tunne, et pärast seda transformatsiooni või muutust saavutab neitsi sellise tasakaalu ja turvalisuse ja materiaalse turvalisuse ja ka sellise suhete osas pereõnne. Mul on tunne, et väga paljud neitsid, kellel tuleb uus suhe sellel aastal, siis see suhe võib olla väga pikaajaline ja te võite pere luua. See on selline pikaajaline, stabiilne suhe, mis toob pereõnne ja stabiilsust, küllust. On väga ilus kaart. See on selline püsiv alus, nagu millele saab ehitada sellist turvatunnet ja stabiilsust. Ja kohe siin kõrval näete, tuli karikatäss, et karikatäss on uued algused armastuses, suhete osas, et süda nagu avaneb neitsil sellel aastal. Ja armastus on jah see märksõna, see on väga kindlasti väga paljudel neitsidel tuleb armastus sellel aastal. Siin on 3 sellist väga ilusat armastuse ja suhete kaarti. Neitsi ava enda süda sellel aastal ja jäta maha need vanad emotsionaalsed koormad, mustrid, piirangud. Ja selline loovus ka avaneb sellel aastal neitsil. Ja toimub ka selline südame tervenemine. Tuleb nagu tagasi selline lootus ja rõõm ja usk elusse. Väga ilusad sõnumid tulevad siin nende kaartidega. Ja viimane kaart siin, karikate 4, see on selline, mul on tunne, et neitsi nagu siin selle aasta jooksul võib vajada sellist nagu väikest pausi või sisemist rahu. Ja on vaja nagu koguda jõudu enne seda, kui tuleb see suur nagu muutus või transformatsioon. Et mingitel hetkedel neitsi võib nagu istuda ja mõtiskleda omaette, olla vaikuses. Et nagu ma ütlesin, siis mul on tunne, et neitsi jaoks tuleb mingi vana tsükli lõpetamine sellel aastal ja algab midagi uut väga paljudel suhete osas, nagu ma ütlesin. Ja neitsi õpib sellel aastal, et selline tõeline nagu sisemine jõud tuleb tasakaalust ja valmisolekust lasta minna, lasta lahti. Et astuda siis sellesse uude elutsüklisse sellise sügavama ja sisemise rahuga. Aga nagu ma lubasin, siis teeme ka ühe sellise meelelahutusliku mängu, mõtle ühele küsimusele. Mul on siin ühed sellised toredad kaardid, millel on sellised nagu ajalised sõnumid. Ja mõtle küsimusele, näiteks sa tahad teada, millal mingi asi sellel 2026 aastal aset leiab või juhtub või toimub. Ja mina segan neid kaarte ja vaatame, mis sõnum siit tuleb sellest pakist välja siis, et
selline tore meelelahutuslik mäng, kus sa saad küsida mingi aja kohta ühe küsimuse. Tiim, ma loodan, et sa oled oma küsimuse valmis mõelnud ja tuli selline kaart ja väga huvitav sõnum, et sõnum on see, et see juhtub praegu. Ma ei tea, mida sa siin mõtlesid või küsisid, aga väga huvitav vastus. Et tuli jah nagu vastus, et midagi peaks justkui praegu toimuma juba, see, mille peale sa siin mõtlesid. Ja siis on siin number 54 ja 5 ja 4 on kokku 9. Ja mul on tunne, et äkki siis number 9 septembrikuus võib toimuda sinu jaoks midagi olulist sellel tulihobuse aastal. Vot nii, sellised sõnumid siis. Ja kui need sõnumid sind kõnetasid, siis vajuta selleks pöidlanuppu ja kutsun sind ka enda kanalit jälgima, vajuta kellukese nuppu. Ja mina tänan sind ja soovin sulle imeilusat tulihobuse aastat.